Milline oli hoone algolukord? 2007. aastal kolisime me siia elama ja siis oli paigaldatud siia just õliküte. Maja on ehitatud 75. aastal ja üle 30 aasta on köetud siis seda maja puudega. Kuid tegelikult tähendab seda, et sul peab olema katlakütte alati selle jaoks, kes seda teeb ja tänapäeval on katlakütet väga raske leida. Ja see tähendab ka palgakulu tegelikult ja sellepärast eelmine ühistu juhatus otsustas siis paigaldada siia pelletkütte. Läks pool aastat mööda, siis selgus, et pelletküttega sa pead samamoodi vaeva nägema ja korra nädalas hooldama. Maja inimesed otsustasid, et neil ei ole sellist inimest, kes tahaks sellega tegeleda ja järgmine alternatiiv oli siis õliküte. Leitigi firma, kes siis ilusa mesijutuga paigaldas siia siis õlikütte süsteemi. Saime seda siis kasutada 2 aastat, siis selgus, et see õliküte on väga kallis ja meie küttekulud olid ühele ruutmeetrile kuskil 30 krooni. Me räägime täna Eesti kroonidest. Hakkasime siis kaaluma järgmiseid variante ja kaalusime joonkütet, kaalusime õhksoojuspumbasid, kaalusime lihtsalt elektrikütet ja saime aru, et tegelikult alustama peab maja soojustamisest, et sellest üksi ei piisa, et me paigaldame kütte, et ükskõik mida me paigaldame, siis me ikkagi kütame lõpuks õhku. Ja me saime oma ühistu liikmetele asja selgeks teha, et seda asja tuleb teha kompleksselt, et kui me midagi paigaldame, siis me soojustame ka selle maja ära. Ja õnneks alustas KredEx siis oma sooduslaenu kampaaniat ja reaalsete töödega alustasime siis 2010. aasta oktoobrikuuses ja nagu te siin nüüd näete, on siis maja soojustatud sokli osast, maalt, mõlemad fassaadid ja ka pööning on soojustatud. Kuidas ja miks jõudsite maakütte lahenduseni? Teadsime, et maakütte nüüd ei suuda toota sellist temperatuuri, mis tavaliselt on malmradiaatorite jaoks vajalikud seal 70, 80, 90 kraadi. Aga kuna me olime maja ära soojustanud, siis me teadsime, et enam ei ole sellist temperatuuri vaja. Et me saame ka need toad soojaks 40, 45 ja 50 kraadiga, mida see maasoojuspump juba suudab toota. Ja nüüd on see aasta näidanud, et me suutsime ilma lisakütteta terve eelmise aasta ära kütta ka kõige külmemal kuul. Kõues oli keskmine temperatuur 14,5 kraadi ja kõige külmem muidugi 30 kraadi, siis ei vajanud tegelikult see maasoojuspump enam lisakütet. Kuigi meid oli ka hoiatatud, et mõni tund ikkagi sellisel külmal kuul võib lisakütet vaja minna. Kuidas maakütte võrreldes teiste kütteliikidega ära tasunud on? Kui nüüd paari sõnaga numbritest rääkida, siis 2007. aastal, kui oli paigaldatud õliküte, siis keskmine kulu ruutmeetrile oli 30 krooni. Eelmine aasta, kui meil oli maja veel soojustamata või oli osaliselt soojustatud, siis oli tegelikult see küttekulu 6 krooni ruutmeetrile. Ehk siis rohkem kui 4-kordne vahe. Mis andis veel muidugi suurt kasutegurit, oli näiteks pööningu soojustamine. Ei olnud veel pööning soojustatud detsembrikuuses, siis oli meie küttekulu 15 krooni ruutmeetrile. Pärast pööningu soojustamist jõudis ta 12 kroonile ruutmeetrile. Ja see 12 krooni ruutmeeter oli ka tegelikult 2011. aasta veebruari kõige külmem kuu, kus oli siis 15 kraadi külma ja meie ruutmeetri küttekulu oli siis 12 krooni ruutmeeter. Kui me nüüd räägime ka sellest investeeringust, mis on tehtud, siis see investeering ei olnud väga kallis ja ma arvutasin välja, et keskeltläbi lisab see nagu 1 ruutmeetri kulule 3 krooni. Ehk võiks öelda, siis koos investeeringuga oli meie kulu siis 15 krooni kõige külmemal kuul 1 ruutmeetrile. Kokkuvõtlikult võiks inimestele öelda, et kes tunnevad, et neil on umbes samasugune maja või natuke suurem või natuke väiksem maja, siis kindlasti tasuks ühendust võtta maasoojuspumppade paigaldajaga. Enne teha kindlasti ära ka kodutöö, et minna konkreetsete numbritega juba sinna ettevõtte juurde. Ja kindlasti tasub leida endale selline ettevõte, kus omanik on ka lähedalt ise asjaga seotud ja tunneb nagu huvi selle vastu, mida ta tegelikult siin turul müüb. Muveki poole on mõistlik pöörduda juba sellise argumendi pärast, et teie 1500 ruutmeetrise tehasehoone küttekulud on vaid veidi üle 5000 euro aastas. Milline on siis teie arvates kõige parem lahendus kortermajadele? Meie oleme oma
hoone juures lähtunud sellisest maksimaalsest ökonoomiast. Siit ei lähe mitte midagi välja. Maja on ehitatud võimalikult soojalt, toimub kogu ventilatsioonisoojuse tagastamine, isegi soojuspumpade katsetustel tekkiv soojus kasutatakse hoone sooja vee tootmiseks ära. Korrusmajad on väga erinevad. Korrusmajade juures tegelikult esimeseks raha kulutamise kohaks on hoone soojustamine. Loomulikult, et see käib kompleksselt, et tuleb ka korrusmaja lahenduste juures tuleb näha veidi kaugemale ainult fassaadi soojustamisest. Kindlasti tuleb arvestada ventilatsiooniga. Igal korrusmajal on oma soojuspumba lahendusvõimalused. Lahendused on olemas nii Väike-Alevis, Maakohas kui ka Mustamäel ja Lasnamäel. Kui Väike-Alevites ja maakohtades on väga lihtne kasutada maasoojuspumbasid, mis võivad asendada ka näiteks tervet Väike-Alevi katlamaja ja siin on ka erinevaid lahendusi. Kasutatakse Väike-Alevis, on võimalik kasutada ühtset soojuskogumisviisi, et ehitatakse kuhugi kaugemale põllule soojuskogumistorustik. Igal majal on oma soojuspump ja kõik võtavad tsentraaltrassist soojussiirde vedelikku, jahutavad seda ja annavad külma jälle trassi tagasi. Maal on, kus on tegelikult raha kõige vähem, on tegelikult tsentraalkütte maksumus kõige suurem. Ja seal on tegelikult kohaliku omavalitsuse ülesanne muretseda oma inimeste eest, et nad ei peaks talvel tööl käima ainult selleks, et korteris soe oleks. Soojuspumba lahendused reeglina sellistes Väike-Alevites asuvates korrusmajades, mis on kunagi see EKE-süsteemi poolt ehitatud 12, 24, 36 korteriga majad. Tasuvusajaks on reeglina 4 aastat. Seda ka arvestades investeeringu maksumust. Linnades, kus maad korteriühistutel ei ole või kui isegi natuke on, siis on see reeglina kõikvõimalikke kommunikatsioone täis. On alati võimalik kasutada õhkvesiseadet. Kasutatakse võimsaid õhkvesiseadmeid, mis vähendavad oluliselt küttekulu. Eelmisel aastal Riigikogus vastu võetud 2 seadust, kaugkütte seaduse parandused ja monopolide piiramise seadus võimaldab kasutada kaugkütte piirkondades kõiki taastuvaid energiaallikaid. Ja see on ka seaduses sõna-sõnalt välja toodud, et selleks on ka maasoojus. Igal korrusmajal on korteriühistu. Korteriühistud peavad olema selleks piisavalt tugevad, kasutama asjalikku konsultatsiooni ja siis jõutakse ka kindlasti heade lahendusteni, sest ütleme ka nende seadmete liisimisvõimalus on alati olemas. Iga pank, usun, Eestis on korteriühistutele nõus seadmeid liisima, sest paremat maksjat kui korteriühistu ei ole. Ja mis on ka reegel, ütleme, nendiste soojuspumba lahenduste ehitamise korral, küttehind kukub järgmisest päevast ja see hilisem madalam küttemaksumus sisaldab kindlasti ka investeeringu maksumust. Kuidas võib korteriühistu kindel olla, et ta saab kõige optimeerituma lahenduse? Alustuseks tuleb teha korteriühistule energiaaudit. Energiaauditis näidatakse ära need meetmed, mida korteriühistul oleks vaja teha, et saavutada siis tuntavat energiasäästu. Energiaauditi ja audiitori valikul tuleb püüda lähtuda ka sellistest audiitoritest, kellel on kogemust, sest audiitoreid on erinevaid ja tulemused on ka erinevad. Eestis on tegelikult olemas piisavalt kompetentsi selleks, et ehitada korterelamutele soojuspumbasüsteeme, ventilatsioonisoojustagastust, aga korteriühistu peab lähtuma sellest, et vaatama seda firmat, kellega ta püüab mingisugust kasvõi oskusteavet kuskilt saada. Ta peab vaatama, kas selle firmal on seda kompetentsi ja alustuseks vaatama kas või majandustegevuse registrisse. Kui majandustegevusregistris on tegemist hulgimüüjaga või jaemüüjaga, siis see ei ole see tase, kus sa saad tasemel kompetentsi. Seal peab olema kindlasti, et see on kütteala firma,
kellel on vastavad spetsialistid olemas ja näiteks Movec Grupil on ka soojuspumbasüsteemide ehitamiseks, soojuspumpade tootmiseks, soojuspumpade hooldamiseks ISO-sertifikaat. Iga korteriühistu võib pöörduda meie poole. Meil on olemas korteriühistutega tegelemiseks konkreetne inimene, kes tuleb kohale, tutvub tegeliku olukorraga ja me teeme sellise tehnilise lahenduse, mis annaks konkreetselt sellele korrusmajale, konkreetselt selles kohas ennast kõige rohkem õigustab. Konsultatsioonid ja pakkumiste tegemised on loomulikult ilma rahata.